Jaanus, kaitsmed. Minul ei ole kahtlust, et neid on vaja eritist kiive. Aga ütles selline algaja, kui oluline see on? No väga oluline. Väga oluline. Et just need algajad, kes hakkavad sõitma, kes nagu päris hakkavad sõitma. Nendel kiirust ju tegelikult ei ole, nii nagu proovivad ja üritavad püstist ja kukuvad tegelikult peavad alla. Ja siin on see jääd ongi see, et seda algajate kaitsmed sellised plastmassid ongi see, et ta saab selle pehmenduse ka, kus selle plastikuga, ei kuku oma pointe kõik. Just need punktid, mis käivad vastu maad esimese hooga, need saavad kaitstud ikka paremal moel. No selliste kaitsmetega ei ole mingisugust probleemi, need on mingisuguse kindla suurusega, kui kätte läheb, siis tõenäoliselt sobib. Kuidas valida head kiivrit? Sobivad kiivrit? No ikka, vähe. Vähe, eks ju, kas ta ei loksu, eks, et kõigepealt see seisma peas niimoodi, et sa paned ta vähe, tagant kinni, et ta on nagu ümber pea ja siis kui ta nagu loksutad, siis peast mineb veel endale. Isegi kui ilma tahtel, eks, aga tingimata ei ole mõtet sõita kiivriga, meil on ilma tahtel lahtine. Kukkumine mõnil teeb inimese keha väga järsku liigutus ja see kiiver lendab lihtsalt enne kukkumist peast ära. Kiiver, eks ju, kaitseb sulle nende külmusi piirkondi, mis käivad vastu maad külli kukkudes ja kindlasti see tagumine piirkond. Et kes pea ja õnnitus teab, siis teab, mis see taga on, et mida me kaitseme, et see on väga oluline. No, ma saan õigesti aru, et kõige olulisem rulluisutajal on siis hea rulluisk, kvaliteetne kiiver, mis siis tagab selle turvalisuse, aga kui olulised on riided? Et kui me räägime rulluisutamist, siis see tähendab ju liikumist ja kiiremat liikumist kui kõnd ja jookseks. Ehk et soovitus on see, et rulluisutamiseks võiks kanda sellist nagu võimalikult liivuvat riietust, mis on sulle endal selles mugav. Ja mida tehnilisemast materjalist see riietus on, seda kergemini ta ka selle liikumise ja ruupeas ka nagu nii-öelda kuivab, eks, et sa ei pea tundma pikka aega sellist märga ja ebamugavalt ennast tundma. Ja mida rohkem ta on ümber, seda vähem on sul seda tuule segavat mõju ja nii huvitav, kui sul ole, siis need liimuvad kombed on läinud nagu täiesti tavaharrastajate seas juba täiesti populaarsed, sest need tegelikult ongi väga head kanda. Seega võime jutu kokku võtta, et kui plaan on ikka minna näiteks rulluse maratonile, siis tasub see ühekordne korralik investeering teha. Osad riided on nagu multifunktsionaalsed, eks. Ka selle särgid on tagataskud, kus saab panna joogipudel, eks. Et mitte kanda, mõtleme eraldi lööd selle pärast, eks. Kuule pulga saab sinna. Ja autoliikmed ja mida iganes. Aga aitäh sulle, Jaanus!